Tere Lauri, sa osalesid praegu valimisliitude konverentsil ja õpetasid valimisliite valimistega hakkama saama. Valimiste võit pidi imelihtne olema. Ütle paari sõnaga, milles see võti peitub, kui raha ei ole, aga tulemust on vaja? Imelihtne ei ole ja mina ei tea, kuidas valimisi võita, vähemalt mitte väga täpselt, aga ma tõesti mõned võimalused, tasuta ressursid, mida nagunii läheb tarvis, tõin välja. Kõige olulisem muidugi on ikkagi inimene. Aeg muutub, infotarbimine muutub, inimeste harjumused muutuvad, nendeni on vaja jõuda kvaliteetsete materjalide, kvaliteetsete sõnumitega. Neid inimesi, kes seda teha oskavad, on tegelikult igas suuremas omavalitsuses. Need tuleb üles leida alustuseks sellest, et kas sinu õepoeg, see, kes sa tead, terve elu on istunud Facebookis või kas kooli arvutiõpetaja või kohaliku lehe toimetaja, küljendaja, kas oled nende käest küsinud, mida nad oskavad, mida nad on valmis tegema, millise hinna eest nad on valmis tegema, kas üldse mingisuguse hinna eest või kodanikualgatuse mõistes või raames. Lisaks tasuta tööriistu veebis, just elektrooniliste kanalite kaudu valijateni jõudmiseks. Tasuta tööriistu, millega saad ära teha sellised asjad, mis varem nõudsid, kas büroo palkamist või inimese palkamist pikkadeks ööpäevadeks. Need on olemas, nendega saab hakkama. No, iga inimene, kes arvutis ennast enam-vähem koduselt tunneb. Oluline on neid teada, oluline on jälgida, kuidas tehakse mujal, kuidas tehakse välismaal, olla kursis, lugeda ja saab üsna palju sellest, mis muidu oleks võtnud meetsiku ressursi või üldse tegemata jäänud, saab tehtud väga vähese vaevaga tänapäeval. Mul on siia tekkis kohe küsimus, et sisu ja vorm, sa rõhutasid, et kõik peab olema väga professionaalselt tehtud, aga kui oletame, et on väga hea sisu ja sõnum, aga visuaal on tehtud mobiiliga, kas see võib läbi minna? Muidugi, mobiiliga saab teha väga häid asju. Ka ma olen näinud, et Rahvusringhäälingu otseülekandeid on tehtud mobiiliga. Saab küll. Selge, aga suur aitäh ja kas osaled ise ka kuidagi moodi kohalikel valimistel või see on su töö ainult? Kui nõu küsitakse, siis töiselt aitan, aga ei, isiklikult ja poliitilisest aktivismist ei osale. Selge, aga edu ja aitäh. Head päeva.